Mikromaailmas esineb veel teisigi imelisi nähtusi, mida me makromaailmas viibides tähele panna ei oska. Ja üks selliseks on massidefekt. Kujutame ette siis ühte tuuma, mis koosneb prootonitest ja neutronitest. Ilmselgelt on siin praegu tegu heeliumi aatomituumaga. Ja korraldame siis sellise hüpoteetilise katse, et ühele kaalukausile paneme siis selle tuuma kui terviku ja teisele kaalukausile selle tuuma koostisosad. Ehk siis ühel pool on heeliumi aatomituum, mis koosneb 2 prootonist ja 2 neutronist, ja teisel kaalukausil on 2 prootonit ja 2 neutronit. Mis te arvate? Kas kaalud jäävad tasakaalu? On ju ühel pool 4 osakest ja teisel pool 4 osakest. See kõlab kummaliselt, aga see kaalukaus, kus tuuma asemel on 4 eraldiseisvat osakest, osutub mõnevõrra raskemaks. Kui nüüd analüüsida, miks, siis me peame arvestama sellega, et nende osakeste tuumast kätte saamiseks tuleb teha tööd. Ehk siis selle töö tulemusena suurendame me aatomituuma osakeste energiat või siis tuuma kui terviku energiat. Aga teatavasti kehtib massi ja energia vahel jäävusseadus või seos, mis ütleb, et kui muutub energia, siis peab muutuma mass ja vastupidi, kui muutub mass, siis peab muutuma energia. Ja seda juurde tulevat või siis vastupidises protsessis, kus osakestest moodustab tuum, kaotsi minevat massi nimetataksegi massidefektiks. Ja selle massidefekti arvutamiseks tuleb siis tuumas sisaldavate prootonite ja neutronite kogumassist lahutada konkreetse tuuma mass. Ja see ei ole kunagi 0. Alati on osakestest moodustuva tuuma mass mõnevõrra väiksem, kui on eraldiseisvate osakeste oma. Ja vaatamegi järgmises näidisülesandes siis, kui suur osa prootonite ja neutronite massist läheb tuuma moodustamisel kaduma. Näidisülesanne J.
vaatluse all siis seesama kahest prootonist ja kahest neutronist koosnev heeliumiaatomi tuum, mille tuumamass on 4,0026 aatommassi ühikut. Aatommassi ühik on siis 1/12 süsinik 12 isotoobi massist. Ehk siis, kui me peaksime kirjeldama siin siis süsinik 12 tuumamassi, siis on see täpselt 12,0000. Noh, 4 kohta pärast koma aitab täiesti. Olgu siis veel kord rõhutatud, et aatommassi ühik vastab siis umbes ühele prootoni massile või ühele neutroni massile ja see on siis umbes 1,66 korda 10 astmes miinus 27 kilogrammi. Prootoni mass on siis 1,0073 aatommassi ühikut ja neutroni mass siis õige pisut suurem. Ja siin siis on nüüd esitatud terve hulk küsimusi ja esimese küsimusena küsitakse, et millistest osakestest tuum koosneb. Ehk siis tegelikult küsitakse, milline on siis prootonite ja neutronite arv selles heelium-4 aatomi tuumas. Heelium-4 tähendab, et tuumas on 4 osakest ja perioodilisest süsteemist leiame, et heeliumi järjekorranumber on 2, mis siis tähendab automaatselt seda, et prootonite arv on 2 ja neutronite arv on siis massi arv miinus prootonite arv ja selle tuuma puhul on siis see samuti 2. Kuna nüüd me teame, millistest osakestest tuum koosneb, siis me saame arvutada massidefekti. See ongi teine küsimus. Ehk siis kõigi prootonite massist ja kõigi neutronite massist peame me siis lahutama selle heeliumi tuumamassi. Ja mulle tundub, et mõistlik on seda arvutust teha just nimelt aatommassi ühikutes, siis me saame kasutada, võiks öelda normaalsemaid arvusid. Ja kui see massidefekt siis aatommassi ühikutes on leitud, siis saame arvutada välja selle massidefekti kilogrammides, mis tuleb nii ehk naa absurdselt väike. Nii et paneme siis arvud asemele 2 korda 1,0073 pluss 2 korda 1,0087 miinus 4,0026. Nii et kui toksid arvud kalkulaatorisse, siis me saame tulemuseks 2,94 korda 10 astmes miinus 2
aatommassi ühikut ja nüüd siis tuleb korrutada see 1,66 korda 10 astmes miinus 27. Et siis saada kilogrammid. See on 4,88 korda 10 astmes miinus 29 kilogrammi. Et kui küsitakse ainult massidefekti, siis ongi mõistlik piirduda selle aatommassi ühikutega. Kui aga hiljem ja järgmine küsimus, nagu meil siin ongi, et kui suur on siis see seose energia, no siis läheb meil vaja ka kilogramme. Küsimusest see küsitaksegi siis, et milline on siis see seose energia ja küsitakse ka eriseose energiat, mis ei ole siis mitte midagi muud kui seose energia ühe tuumaosakese kohta. Siis kuna heeliumi aatomi tuumas on 4 osakest, siis seose energia tuleb jagada 4-ga. Nii, et arvutame siis välja massidefekti ja eks ole, me peame siis kasutama seda massi ja energia vahelise seose valemit, nii et siis massidefekt tuleb korrutada absoluutkiiruse ruuduga. Tulemuseks 4,4 korda 10 astmes miinus 12 džauli. Ei ole just väga palju. Meil oli jutuks, et mikromaailmas mõõdetakse energiaid mitte džaulides, vaid elektronvoltides. Vaatame, mitu elektronvolti on see 4,4 korda 10 astmes miinus 12 džauli. Ehk siis jagame selle 1,6 korda 10 astmes miinus 19-ga. Ja nüüd on tulemus juba hoopis teine. Tulemus on 2,75 korda 10 astmes 7 elektronvolti. Ehk 27,5 megaelektronvolti. Ja see suurus mikromaailmas on juba arvestatav suurus. Eks ole, kui nüüd arvutada seda eriseose energiat, siis peame selle 27,5 megaelektronvolti jagama 4-ga ja saame, et see on 6,875. 6,9 megaelektronvolti siis ühe osakese kohta. Siin on tähelepanuväärne see, et loomulikult mida rohkem osakesi on aatomi tuumas, seda suurem on selle tuuma seose energia, ehk siis seda suurem on see massidefekt. Aga kui me taandame erinevate tuumade seose energiat osakeste peale, siis see tuumade vaheline erinevus osakese kohta enam teab, kui suur ei tulegi. Aga ikkagi makromaailmas seisukohalt on tegemist väga tühise energiakogusega, mis ei väärikski ehk mainimist. Ja nüüd
järgmine küsimus on see, et kui mitu džauli vabaneb 4 kilogrammi heeliumi moodustumisel prootonitest ja neutronitest. Heeliumi molaarmass on 4 grammi mooli kohta ehk siis 4/1000 kilogrammi mooli kohta ja ühes moolis on siis Avogadro arv osakest. Ja küsitakse nüüd siis mitte ühe tuuma moodustamisel vabanevat energiat, vaid 4 kilogrammi vabanemisel või moodustamisel. Kusjuures, eks ole, on teada, et ühe tuuma puhul vabaneb siis 2,75 megaelektronvolti ehk 4,4 korda 10 astmes miinus 12 džauli. Arvutame siis kõigepealt välja, mitu tuuma on 4 kilogrammis. Mitu tuuma on 4 kilogrammis heeliumis. Selleks on meil siis teiega eelmisest kursusest kasutada üks valem, kus siis ainekoguse mass tuleb jagada molaarmassiga ja korrutada siis Avogadro arvuga. Ja nii saame siis osakeste arvu 4 kilogrammis heeliumis. Vastus tuleb aukartust äratav 6,02 korda 10 astmes 26 osakest. Ja iga osakese moodustamisel vabaneb 4,4 korda 10 astmes miinus 12 džauli. Järelikult kokku vabaneb siis n korda rohkem, ehk siis osakeste arv korda rohkem. Nii et jälle pannes arvud asemele, ehk siis korrutades omavahel 4,4 korda 10 astmes miinus 12 ja 6,02 korda 10 astmes 26, saame vastuseks 2,65 korda 10 astmes 15 džauli. Nüüd me ei räägi enam mitte elektronvoltidest. Nüüd me ei räägi enam isegi mitte lihtsalt džaulidest, vaid me räägime eksadžaulidest. Eksa on siis 10 astmes 15. Ja seda tundub olevat juba päris palju. Aga kui palju siis? Millega eestlased ikka energiakogusi võrdlevad, kui sellega, et kui palju põlevkivi tuleb ahju kütta, et sama palju energiat vabaneks, eks ole. Nii et me peaksime saama 2,65 korda 10 astmes 15 džauli energiat. 1 kilogrammi põlevkivi põletamisel vabaneb 20 korda 10 astmes 9 džauli. Mitme kilogrammi põlevkivi põletamisel vabaneb siis 2,65 korda 10 astmes 15 džauli. Ehk siis tegemist on klassikalise võrdeülesandega, kus me siis x-i leidmiseks peame siis korrutama 1
korda 2,65 korda 10 astmes 15 ja jagama selle 20 korda 10 astmes 9. Toksides arvud kalkulaatorisse saame, et see on 1,325 korda 10 astmes 5 kilogrammi. Ehk siis tonnides teeb see 1000 korda vähem, ehk siis 132,5 tonni põlevkivi. Nii et kujutage nüüd ette, et ühes hunnikus on 132 tonni põlevkivi. See on umbes 3 raudteevaguni täit. Ja teises 4 kilogrammi heeliumi. Ehk siis, kui me tahame sellest põlevkivist energia kätte saada, siis me peame selle põlevkivi ju ära põletama, kõigi sinna juurde kuuluva keskkonna saastega. Teisest küljest võtame portsu prootoneid ja portsu neutroneid, paneme nad kokku ja saame 4 kilogrammi heeliumit, mida on võimalik siis omakorda kuskil mujal kasulikult tarvitada. Kas või hingata õhupallis sisse ja teha tagajärjel sellist peenikest. Nii et selles seosenergias peituvad tegelikult päris suured energeetilised perspektiivid, kui me vaid oskaksime seda ära kasutada kasulikult.